Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed. Tallinnas Hiiu Mändide all asuv kiirusautomudelite rada on selle ala harrastajatele tõeline mekka. Võiks isegi öelda, et tegemist on kogu maailmas ühe unikaalsema võistluspaigaga. Nimelt katusega kaetud autodroomid on suur haruldus. Iga kevadine Estonian Grand Prix on kõrgelt hinnatud võistlus, näiteks tänavune kõige kaugem külaline jõudis kohale koguni Ameerika Ühendriikidest. Meil nagu osavõtjate puudust ei ole, tavaliselt nii osavõtjate arvu järgi on meie võistlus olnud Euroopa meistrivõistluste järel kas teine või kolmas. Iga riik korraldab aastas ühe oma esindusvõistluse ja see on siis meie poolt korraldatud suur võidusõit. Et selle aasta kõige suurem kihutamine Nõmme Mändide all. Just hästi palju osavõtjad on meil ida poole pealt ja võib-olla seekord lääne poole pealt mitte. Aga eks kindlasti kes ei tulnud, saab kahetseda, sest ilm on võrratu ja meeleolu on siin ka päris tore. Võistluseelne mudelite trimmimine on nagu kirurgi töö. Iga liigutus nõuab ülimat täpsust. Ruumi on siin piisavalt ja korraldaja Eesti Automodelismi spordiklubi on kõikidele probleemidele kiire lahenduse leidnud ja külalislahkus on Estonian Grand Prix üks visiitkaarte. See raja renoveerimine toimus 1998. aastal ja siis sügisel oli ka see esimene Grand Prix ja sellest ajast saati oleme siin nüüd vapralt võistelnud ja neid võistluseid korraldanud ja on meil olnud siin Nõmme raja peal ka 2 korda Euroopa meistrivõistlus ja 1 kord maailma meistrivõistlus. Aastate jooksul on välja kujunenud kindel rütm ja nii on koduse hooaja algus alati maikuus. Kuna see aasta oli hästi varajane kevad, siis ma tean, et juba Šveitsis juba märtsikuusest hakkasid treeningsõidud pihta, nii et selle järgi võib oletada, et tuleb päris kibe hooaeg. MM on 3 aasta tagant, et seda peab veel 2 aastat ootama, aga Euroopa meistrivõistlused on iga aasta ja see aasta on nad Ukrainas Lvovi lähedal. Loodame, et poliitiline olukord ei sega selle toimumist. Võistlus algas suurepärastes tingimustes, aga loomulikult pakkus kevadine ilm ka üllatusi tuuleiilidest paduvihmani välja. Märjalrajal need autod ei kihuta ja nii oli 3 voorust just esimesel suur tähtsus, sest ülejäänud 2 kujunesid nii-öelda loteriiks. Meil on nagu rahvusvahelised on 6 klassi, hakkavad 1,5 kuupsentimeetrised mudelid on kõige väiksemad, see on see siin. Ja kõige suuremad on siis 10 kuupsentimeetrised, sinna vahele jääb 2,5, 3,5, 5 ja eks need 10 on kõige suuremad kiiruse neelajad, et maailma rekord on pea 346 kilomeetrit tunnis. Lembit Vaher tegi kaasa nagu ikka 2 klassis ja mõlemal korral jäi seekord esikohast napilt ilma. Esimeses klassis üllatas võiduga Rain Teder, seda just tänu avavooru õnnestumisele, kus näiteks Lembitul juhtus harva esine viperus. Kahjuks vahel need asjad juhtuvad, et ma olen küll ettevaatlik inimene ja võib-olla seega minu karjääri on aidanud, aga jah, täna seal üsna tippkiiruse juures kumm purunes ja ma nüüd pean natukene seda autot sättima. Et viimati juhtus see Euroopa meistrivõistlustel Baselis 2004, 10 aastat tagasi. Eestlastele kindlustas kolmikvõidu Sven Naadla. Teises klassis tuli nappkaotus igipõliselt rivaalilt venelaselt Andrei Usanovilt. 4. koha saanud ameeriklane Rich Demok oli aga üliõnnelik, nimelt sündis uus Ameerika Ühendriikide rekord. Meie kõige kaugem külaline Ameerika Ühendriikides püstitas uue Ameerika rekordi ja ta on selle üle ütlemata rõõmus. 4. klassis jättis esikoha koju kogenud Tõnu Sepp, 3. ja 4. olid vastavalt Tiit Luman ja Priit Hoier. Austraalias aprillikuuses Tõnu Sepp püstitas 5 kuupsentimeetriste klassis uue maailmarekordi ja eks tema lähemad konkurendid Tiit Luman ja Jan-Erik Falk Rootsist on siin olemas, eks nad omavahel mängivad kassi ja iirt ja peitust, et näis
ma arvan, et see on nagu kõige põnevam võidusõit, kes on maailma 3 absoluutset tippu nagu ühe raja peal kokku saanud. 5. klassis oli parim šveitslane Michael Schmutz, seda päeva suurima kiirusega 334 km tunnis. Tubli teise koha sõitis välja Magnus Laas. Juunioride klassis võistlesid vaid eestlased, parim oli Elisabeth Kaljulaid. Muutlikas ilmaoludes oli nii õnnestumisi kui väikeseid altminekuid nagu spordis ikka. Augusti algus on meil alati Euroopa meistrivõistluste aeg ja siis on nagu see suvel on gaas põhjas ja ilm on hästi soe, et täna on nagu hea võimalus niisuguse sooja ilmaga neid seadistusi kontrollida ja vaadata üle. Et see on nagu, seda ma hindan nagu hetkel kõige rohkem ja tegelikult mul eelmine aasta oli küll õnnestumisi, aga oli ka ebaõnnestumisi, et ma olen talv otsa kõvasti tööd teinud ja nüüd ma tahangi hinnata nagu seda, kuidas need kitsaskohad on natukene laiemaks saanud. 7.–8. juunil võistlevad meie paremad Saksamaal Schwarzwaldis traditsioonilisel 4-püha karikal. Juunikuu lõpus toimub Tallinna-Siiul Eesti meistrivõistluste teine etapp. Sportland on maailm neile, kes soovivad olla esimesed.